Jah, kust see tuleb. ma võin sellest rääkida selles mõttes, et Et ma mõtlen just, mul on kummaline see, et see on läinud kuidagi nii hajusaks ja nii kaduma, et sellel nagu noh, seal peab ju mingi algne iva sees olema, sellepärast et sa ju lähed tegelikult elu alguse juurde, on ju, sa lähed sünnitava naise juurde, noh, millegi juurde, mida on peetud pühaks pühaks, on ju, ja jah, ja, ja kuidas see niimoodi on ära kadunud, et sellest on saanud noh, midagi, mis on nagu noh, kõik on nii hajus ja mis see toula siis üldse on? Kust see tuleb algusest peale? ausalt öeldes päris algus on selles olnud, et kui haigemajasid ei olnud ja Mhm, rasedus ei olnud haigus veel, mhm, siis ju oli igas külas nii nimetada mõni tark naine. jaa, See ei pidanud vana olema, aga ta oli mhm, tark naine, mhm, mhm, kes oskas juhtida, ruumi luua, infot jagada mhm, ja kutsuti kohale, kui sünnitegevus algas. mhm, mhm, Et noh, ämmaemand ei saa ju talle öelda, ta ei olnud meditsiinitöötaja, eks ju. Need mhm, olidki kõige algsemad tuulad. mhm, mhm. Ja siis ühel hetkel Kuninglikel, kuningatel, igalühel omal tasemel olid oma tuulad. mhm, Nad ei olnud meditsiinitöötajad. mhm, Arst sekkus siis, kui midagi halvasti oli. mhm, Aga sellest ei ole eriti kaua möödas, kui rasedusest haigus tehti ja ütleme, tervisepakett ehk rahaline üritus. rasedusest ja sünnitusest, Jah, on ju? ja Mhm, kui see haiglasse hakati viima ja tegudes öeldi, et see on medtöötajad teavad, mis su keha vajab ja medtöötajad oma arstiharidusega, ämmaemanda haridusega ütlevad, mis sulle sobib. mhm, Sina ju ei tea, on ju. mhm, Vot ja siis olid ju günekoloogid ja ämmaemandad. Ühel hetkel günekoloogid ütlesid, meil on liiga palju tööd ja panid kogu koorma ämmakatele. ja, Nüüd saabus see aeg, kus ämmakatel on liiga palju tööd, nüüd nad vajavad tuulasid omale abiks. mhm. Ja samas nende ülesanded, ma saan aru, et on hästi limiteeritud ja suures plaanis viidud sinna koduabilise sebrantsi tasandile. Jah, Mhm. aga tegelikult see ju ei ole nii. Ma just mõtlen, et tegelikult on Vanusest vaatamata. palju, see on midagi, noh, nii nagu me ennem ütlesime, et see raseduse ja sünnituse protsess, aga see on kõik, see on midagi, mis on püha, on ju, ja kui sa lähed Aga mis on sinna ka juurde loomulik. ja mis, see on loomulik ja sa lähed sinna juurde ja noh, mina enda kogemusest on ju noh, ma võin öelda, et see minu jaoks sinu kohalolu oli oluline. Ja ma saan aru, mida sa suudad pakkuda selle oma Mhm. taulateenusega, on ju, noh, nii-öelda teenusega. Aga kust siis see vastutus niimoodi üle antakse noh, kellelegi teisele ja kuidas siis naine on nõus selle vastutuse niimoodi ära andma? aga ma arvan, et see vastutus on illusoorne. Et tegelikult lõppkokkuvõttes naine ikkagistki ise vastutab. Absoluutselt. Mhm. Sest kui Ja sul see on läheb puhas sünnitus illusioon, jah. halvasti sinu Mhm. enda keha jaoks, siis sina ju Sina tahad ju oma elad keha edasi, on ju, jaa. kui lapsega läheb midagi halvasti ka haiglas, Mhm, kui ta saab mingi süsti, mis teda traumeerib, mhm, kes elab sellega? Ema elab ju sellega. mhm, Ükski arst isegi ei mäleta, mhm. kes sa selline olid ja Jaa, mis sest sinuga et sa oled see liiniüritus seal, jah, on ju. Ja vastutus, äraandmine ämmakale, arstil, see on illusoorne. mhm, See on petlik, mhm. aga noh, ma veel räägiks sellest, et kaasaegsetel noortel emadel on veel üks illusioon pakutud, on, et Las ma arvan, need on äpid. nüüd on need tohutult ägedad äpid, Ja. et Mhm. kes võimaldavad sul rasedust kontrollida, imetamist nõustada ja Und ka jälgida pärast. und jälgida ja Mhm, ausalt öeldes, et mobiilis on sinu elu ekspert. mhm, mhm, Sa ei pea ise midagi mõtlema, midagi tundma, lülita ennast välja, küll äpp aitab sind. mhm. Ütleb sulle, mida sa Mhm. tundma pead, mis No mina hetkel. tahaks öelda, et mina ei ole selle tasandi tuula, et minu juurde
ei tasu üldse pöörduda, kui ei taha iseendast midagi teada ja ei taha ennast tunda ja kui räägitakse, Mhm, mida äpp käskis teha, mhm. mm, No mina ma ei tunnen oska sellega toime tulla. jaa, mina tunnen sind hästi, on ju, selles mõttes ja ma saan aru, kes võiks sinu juurde tulla, aga äkki sa ise ka piiritled ära kuidagi selle koha, kus sa saad olla noh, kus sa saad olla kasulik ja noh, ma mõtlen Toula teenusena, Mhm. et inimesed võib-olla teaksid, mida oodata kohati, või siis millega vastupidi mitte tulla. Et noh, nii nagu sa ütlesid, et see äpi teema ja et kui keegi ootab, et sina ütled, kuidas olema peab, siis, sa ei poolda, et äpp ütleb ja ega sina ka ju tegelikult ei, ma ei ole ütlema ei kellegi elu hakka. ekspert, et Jah. öelda, et mis sulle just sobib ja hea. Aga mida sa pakud siis toolana? Mhm. Mida ma toolane saan pakkuda ja mis on nagu minu mõte ongi see, et võib juba tulla siis, kui last looma hakatakse Mhm, enne eostamist ja üldse, on ju? võib tulla, aga tihtipeale on ju, et see eostamine on juhtunud ja jumal Oih, teab, kuidas sellega hakkama saada, on ju. jah. võib ka siis tulla, kui enam ei tea, kas hakkama saada või mitte saada, et ja Kui on kahtluseid, siis võib ka tulla. jah, aga mina pakun osteopaatilist raseduse saatmist igasugustele raseduse vaevustele, aga kui on juba sügavamad diagnoosid, siis me ilmselt teeme ämmaemandaga koostööd. Tähtis on see, et titaootel ema tahaks enda teljel püsida, ennast kuulata ja minu ruumi loomine, teadmised on kõik selleks, et sa suudaks iseendas ja lapsega kontakteerudes võimalikult lihtsa sünnituseni jõuda. Kui me räägime nüüd Toola ülesanne on ka isa lõbustada, siis mina kedagi lõbustama ei hakka ja kellegi järgi koristama ka ei hakka. Seda Aga ärge palun oodake. jah, Isegi lisatasu eest mitte. aga et isa saaks sünnituse ajal teadlikuks, mida teha, kuidas abiks olla ja enda teljel püsida, Mhm, mis on mhm, okei ja millal häired teha, mhm, siis selle jaoks ma mhm. koolitan, saadan, suhtlen isadega.